Nii, tere tulemast podcasti uude episoodi. Tänane episood on hoopis teistmoodi tehtud, sest see on tehtud üle veebi ja mul on ülihea meel teha seda koos Kristi Saarega. Kristi, tutvusta ennast võib-olla ise, sest võib-olla kõik ei tea, millega sa teed, kuigi mina olen olnud suur fänn juba aastaid. Tere ja mina olen Kristi Saare ja minu kõige lühem tutvustus olekski vist see, et mina räägin igal pool kõikidele kogu aeg rahatarkusest, et ma ise investeerin, olen olnud õpetaja, 12 aastat õpetanud noortele rahatarkust ja väga palju puutunud kokku noorte selliste esimeste töökohtade, esimeste investeeringute, kõikide muude selliste asjadega. Ja kuna Maksu- ja Tolliamet on siin hetkel tegemas sellist punaste lipukeste kampaaniat ja mul meeldib Instagramis küsimustele vastates neid punaseid lipukesi igale poole jagada, et räägikski täna sellest, et kuidas nende noorte töökohtadega on, et Maksu- ja Tolliameti lehelt saab neid punaseid lippe minna uurima, aga katsuks need siis täna sinuga siin podcastis ka läbi rääkida. Ja just, et kuna noored on justkui suvel valiku ees, et mida teha ja paljud valivad endale hooajalise töö, et taskuraha teenida, siis kuigi see teema on kindlasti tuttav, siis ma arvan, et on väga tähtis nendest asjadest rääkida ja võib-olla tähelepanu pöörata. Aga ja isiklikud näited on väga teretulnud. Ehk siis ma tahakski alustada sellega, et küsida sinult, mis oli sinu esimene töökoht? Mul on 2 esimest töökohta olnud, mis tagantjärgi mõeldes väga naljakad. Minu esimene töökoht oli, kuna minu ema töötas õmblustsehhis, siis kui ma olin 13, siis ma töötasin reaalselt 3 päeva õmblustsehhis õmmeldes käsitsi nööpe mingitele sellistele köögitekstiilidele, kus olid mingid sellised suured, mingid 5 sentimeetrised, mingid kaunistusnööbid, mida tuli muidugi väga efektiivselt mingi paari pistega õmmelda, mis tagantjärgi oli väga hea kogemus, kõik oli ilusasti ametlikult korras, nägin, et mul arvestati tööstaaži, igasuguseid selliseid asju. Ja minu teine selline natukene nagu rohkem päris töökogemus oli siis, kui ma olin juba gümnaasiumis 11. klassi suvel, kus ma asendasin ühe klassikaaslase ema. Et ema oli suvepuhkusel ja siis mina asendasin ja ma töötasin ühes hulgimüügiettevõttes, sellises, mis siis väikepoodidele mingit toidukaupa ja asju müüs edasi. Ja see oli veel nii ammu, et enamik arveldust käis sellel hetkel väikepoodides, eks ju, sularahas, mitte kaardiga. Niimoodi, et igapäevaselt siis väikepoodidest toodi sinna hulgimüügiettevõttesse sularaha, et nende kaupade eest maksta ja minu töö siis 6 nädalat oligi see, et ma olin sellises ilma akendeta peidusruumis koos suure rahaseifiga ja lihtsalt lugesin sularaha sadades tuhandetes kroonides. Nii et selline, ma ise ka mõtlen, et kuidas nad usaldasid sellist, ma ei olnud siis isegi 18, et kuidas nad usaldasid sellist 17-aastast sellise ametikohaga, kus oligi lihtsalt tõesti sularaha mingites sadades tuhandetes vaja lugeda. Oh, wow, okei. Mul oli väga ebatraditsionaalne võib-olla, kuigi ma olen töötanud ka teenindajana vist gümnaasiumi ajal suviti, siis ma alustasin, ma olin Eesti Energia reklaamis punapäine krunnidega modell, ma ei mäleta, mingi taastuvenergia asi ja ma mäletan, mu vanemad ostsid mulle selle tasu eest rulluisud. Ma arvan, et see oli jumala hea tasu sellel hetkel. Väga, ma olin kõvasti noorem. Ja siis ma töötasin, esimene töökoht oli veel pangas või nagu siuke tõsiselt võetav oli pangas, kunagi oli Pokopay pank, siis seal ma olin, tegin noortele turundust ja ma olin, ma ei tea, 14 vist ja siis ma olin täiesti mingite crazy ideedega seal, et niimoodi saab noorteni ja nii saab noorteni ja väga äge, et noortele siukseid võimalusi anti tegelikult, et see oli ka nagu suvetöö. Aga võib-olla siit küsida, et mis sa arvad, miks noorelt töötamine tähtis on? Eks nagu sa ise ütlesid, väga paljude noorte puhul on see, et tahaks lihtsalt ise taskuraha, mille eest igasuguseid asju teha. Mina mäletan ka, et oma selle suvetöö eest, kus ma terve suve raha lugesin, ma ostsin selle eest Metallica kontserdipileti, mis maksis 500 krooni, mis oli päris oluline summa sellest töötasust. Aga eks ka sellise kogemuse mõttes, et tänapäeva maailm on lihtsalt selline, et on väga hilja seda esimest töökogemust saada alles siis, kui sa oled põhimõtteliselt ülikooli lõpetanud. Et siis ongi väga hirmus, et kõikidel teistel on töökogemus, nad on kunagi käinud intervjuul, midagi teinud, harjutanud, et see ei ole enam täiesti uus maailm neile. Ja väga paljud tööandjad on ka siiski aru saanud sellest, et kui sa tahad, et inimesed tulevikus on head töötajad, siis on mõistlik juba noorena pakkudagi neile võimalust, et mingeid asju teha, proovida, katsetada.
ja ma arvan, et just sellise enesekindluse koha pealt ka, et üks asi on see taskuraha, aga selline enesekindlus, et kuule vau, et ma nagu tegin midagi päriselt ära ja sain hakkama. Et see on noorena kindlasti väga hea kogemus, mida omada. Ja ma olen nõus. Mulle meeldib ka see mõte, et sa saad katsetada noorena erialasid, mis sa võib-olla tahaksid pikemaajaliselt teha, aga tegelikult ju sa ei tea, ehk siis see on nagu hea viis, kuidas lühiajaliselt ennast kuhugi justkui tööle panna, aga mitte siis pikemaajaliselt kohe öelda, et see on nüüd minu karjäär. Aga sa rääkisid, et töökogemusest ma endiselt veel, mul on sõbrannad, kes on ülikoolis, me õpime majandust, finantse, et ja endiselt on see neile nagu suur küsimärk, et kuidas üldse esimesi töökohti saada, kui töökogemust ei ole. See on nii-öelda entry level positsioon, ehk siis sul justkui ei peaks olema kogemust ja siis sa lähed tööintervjuule ja firma ikkagi ootab, et noh, mis on su töökogemus. Kuidas sa siis üldse saad need esimesed töökohad? Ja ta kipubki see ringloogika olema, et tule tööle värskelt ülikoolist ka ja siis võiks 5 aastat kogemust olla. Aga noortega on tavaliselt lihtsam. Õnneks päris paljud ettevõtted on panustanud sellele, et me võtamegi noori tööle, et sul on reaalselt mingid malevad, eks ju, või mingid sellised spetsiifilised noortele välja möödud ametikohad, kus lähedki sinna, et sul ei ole mingit kogemust. Aga noore inimesele intervjuule minnes ma näiteks enda õpilastega harjutan ka seda, et mida siis rääkida. Ja väga tihti noorena, mida sa saad üldse rääkida, on see, et okei, et sul ei pruugi olla sellist tasulist palgatöö kogemust, aga sa oled ikka mingeid asju oma elus teinud, et oledki näiteks, ma ei tea, koolis mingites õpilasprojektides või õpilasvahetutes osalenud, korraldanud, ma ei tea, koolilaata või mingeid selliseid asju. Sest põhjus, miks tööandja seda küsib, on see, et ta tahab tõestust, et sa oled võimeline mingeid asju tegema, et sa suudad kuidagi lubadusi pidada, ütled, et teed midagi ära, teed ära, ma ei tea, tunned kella, numbreid, planeerimist. Et kui sellist kogemust veel ei ole, siis sa saad mõelda, et aga mis on mingid ülekantavad oskused ja teadmised, mis mul on. Aga reaalsus on ka see, et väga tihti, kui ma noortega ka räägin, siis need esimesed töökohad kipuvad tulema nii, et keegi kuskilt soovitab kellegi sugulase, tädi, ema, onu, klassikaaslase, ema, isa kuskilt. Et väga tihti nende esimeste töökohtadega see soovitus ka väga palju maksab, et kui keegi teine ütleb, et kuule, see on nagu tubli noor inimene, et sa võid usaldada, et võtad ta tööle ja siis ta päriselt teeb oma asjad ära. Ja just on huvitav ka see, et ma mäletan, et mina noorena, kui ma olingi teenindajana töötanud ja ma olen ka malevas käinud, et siis ma ei julgenud või ma ei tahtnud või mul oli kuidagi piinlik panna neid asju oma CV-sse, kui ma juba hakkasin otsima näiteks teist töökohta. Kuigi tegelikult jällegi nagu sa ütlesid, et see näitab seda, et sa oled kuskil, sa juba tead, mida tähendab kohusetunne ja kõik sellised asjad, et tegelikult see ei ole, see just näitab, et sa oled noorena olnud asjalik. Aga minu nagu mõttekäik oli just selles, et ei, see tundub veider. Ja noorele esimestel töökohtal, kui sa 30-selt tööle lähed, siis ei ole mõtet kirja panna, et käisin malevas, kui ma olin 15, eks ju. Kui sa keskkoolis suvel lähed tööle, siis see, et käisin malevas või tegin mingeid asju, see on täiesti okei asi, mida kirja panna. Mis sa sellest arvad, et praktikakohad, kas seda tasub teha ja ma olen ka kuulnud, et praktikakohti on Eestis väga erinevaid, et mingid on tasustatud, mingid on tasustamata, et kuidas sellega on, et suvel mõned sõbrad juba käisid gümnaasiumi või isegi põhikooli lõpus said praktikakoha endale ja siis käisid nii-öelda seal. Ja vaat see praktika sõna on ka selline, mida hästi hägusalt kasutatakse. Praktika üldine eesmärk on see, et kui sa õpid koolis, ma ei tea, kutsekoolis, ülikoolis, mis iganes, õpid midagi ja osa sellest õppest on praktika. Et reaalselt see on mingi asi, mille eest sa saad ainepunkte ja sul on mingi kohustus tunde teha ära. Ja praktika ongi see, et sul on praktika juhendaja, kes sulle midagi päriselt õpetab ja sellest siis valmib mingi dokument, praktika aruanne ja midagi sellist. See, et sa lihtsalt kuskile lähed ja sulle öeldakse, et see on praktika, et harjutad töö tegemist, see ei ole nagu selles suhtes päris asi, et ta peab ikkagi kooli kaudu olema kuidagi seotud. See, kas see praktika on tasustatud või mitte, mina isiklikult ei toeta tasuta selliseid praktikakogemusi väga palju, sellepärast, et eriti kui see praktika on selline suuremahuline, siis see, et sellest mingisugust tasu ei maksta, tekitab tegelikult probleemi, et kui see noor on pärit perest, mis on selliste väiksemate finantsiliste võimalustega, siis mida tema peab tegema. Et tihti ma olen ka kuulnudki noori, et okei, et ma käin kuskil praktikal ja siis ma lähen öösel teen näiteks mingit lisatööd lihtsalt sellepärast, et mul on vaja oma arveid ka maksta. Ja reaalsus on muidugi ka see, et kas sinu valdkonna praktikad on tasustatud või tasustamata, on väga hea vihje selle koha pealt, et millised on selle valdkonna palgatasemed ja töövõimalused. Et kui juba praktikante tegelikult suudetakse hästi kohelda ja tasustada, siis see on väga hea märk sellest, et tõenäoliselt see töökultuur on ka parem. Kui see praktika on selline väga pikk ja tasuta, siis ma tunneks veidikene muret ka, et kuidas üldse palga maksmisega selles sektoris on. Ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, see on väga-väga huvitav.
kuidas üldse teada, kui palju, ütleme, et sul on esimene töökoht, kui palju sa peaksid teenima? Kuidas sa tead, kui sult küsitakse, et ja Eestis on mis palka sa tahad? ja Eestis on kahjuks päris paljud sellised töökuulutused, mis tulevad välja, kasutavad sellised laused, et konkurentsivõimeline palk ja noh, ma ei tea, motiveeriv töötasu ja igasugused muud sellised asjad. Õnneks nüüd tuli üks Euroopa Liidu regulatsioon, et aastas, kui ma nüüd ei eksi, 2026, siis peab kõikidel töökuulutustel olema vähemalt palgavahemik, mis on ülinormaalne, sest et see tähendab, et inimesed ei raiska nii palju üksteise aega, et sa lähed intervjuule ja intervjuu lõpus küsitakse, et noh, et palju sa siis palka tahaksid saada. Noh, tavaliselt nagu eriti noored, mida noorem sa oled ja mida vähem sul kogemust on, sa ei julgegi üldse midagi küsida, sest eriti noorena, kui sa väga meeleheitlikult otsid oma seda esimest töökohta, siis sa ei taha küsida nii palju, et äkki nad ei võta mind, et äkki ma küsin, eks ju, liiga palju. Ja siis küsitaksegi mingid summasid ja tagantjärgi saadakse teada, et okei, et tegelikult oleks võinud poole rohkem selle eest küsida. Ja kõige mõistlikum samm on teha enne natukene taustauuringut. Ja taustauuringu tegemiseks on hästi mitu erinevat varianti. Eestis esiteks meil on Statistikaametil on see palgarakendus, kus sa saad ametikohtade järgi vaadata, et mis on selles valdkonnas palgad, mida makstakse. Sa saad otsida üles ka sarnase sellise tasemega töökohti, et vaadata, mida seal makstakse. Kindlasti kuskil on sul mõni sõber või tuttav, kes on sarnast tööd teinud. No näiteks, kui sa lähed suvel teenindusse tööle, tõenäoliselt on mõni tuttav, kes on teeninduses tööd teinud, et küsida talt. Ja hästi tihti kiputakse arvama ka seda, et palgast justkui ei tohi rääkida, et mõndadel pannakse töölepingusse kirja, et palk on saladus. Sinul on lubatud oma palgast teistega rääkida ja see, kui tööotsijad ja töötajad omavahel palgast räägivad, siis see ongi palju parem, sest kust see noor peaks seda teadma, et jah, sa võid seda statistikat vaadata, aga on väga suur vahe, kas sa lähed suvel teenindajaks ja sulle makstakse selle eest palka, ma ei tea, 800 eurot bruto või 1000 eurot bruto, et see on nagu üli suur vahe selles, et kui palju sinu töötund maksab. Ja selle tasuga ongi just selline üks punane lipp, mida panna tähele ka, kui sa oma esimesel töökohal lähed, et kas ja kuidas ja kuhu see tasu on üldse kirja pandud, et hästi tähti. Tihti öeldaksegi, et see tasu on enam-vähem selline, eks ju, ja ma ei tea, vaatame, sõltub töötundidest ja millest iganes, et sa pead suutma väga selgelt aru saada, mille eest ja kui palju sulle makstakse ja kõige mõistlikum siiski on see, kui ta on päriselt kirjalikus lepingus, et täpselt sinu töötund on nii palju, neid töötunde nädalas on nii palju, eks ju, kuidas arvestatakse seda, et kui sa, ma ei tea, teed mingeid ületunde või töötad riigipühadel või mingid sellised asjad, et kui see on kirjas, siis sul on pärast ka lihtne kontrollida, et kõik numbrid päriselt klapivad. Ja võib-olla üks asi ka, mida noored ei oska tavaliselt vaadata, on see, et töölepingus peaks palk olema kirjas brutopalgana, mitte netopalgana, sellepärast, et netopalk sõltub sellest, et kas sa kasutad seda tulumaksuvaba miinimumi avaldust natukene, et brutopalk on see, mis peaks kirjas olema, nii et ei tekiks mingit segadust, et kui palgapäeval lõpuks raha laekub, et oot, eks ju, et miks see summa selline on, et sellest peaksid kõik väga selgelt omavahel aru saama. Mis sa arvad, mis võib-olla on veel mingid punased lipud tööandja juures, mida kindlasti üks noor peaks tähele panema? Kindlasti, kui sa seda töökohta otsid, siis kui me räägime mingitest sellist suurtest ettevõtetest, nende puhul see maine toetab, et hästi tihti, kui ma enda õpilaste pealt vaatan, et kus nende mingid esimesed töökohad olid, töötasidki, ma ei tea, Hesburgeris, McDonaldsis, kuskil Circle K, mingid sellised, ma ei tea, tavaliselt populaarsed mingid restoranid, ma ei tea, mingi riidepoed, sellised. Need on ettevõtte, mille puhul sa võid eeldada, et enam-vähem võiks olla okei, eks ju. Aga mida väiksemasse ettevõttesse lähed ja võib-olla kuskil väikses kohas, tasuks natukene tausta kontrollida, et tänapäeval Google'i võtad ette, trükid selle firma nime sisse, sa näed kohe, kas firmal on mingit maksuvõlgu, kas keegi on selle ettevõtte kohta midagi veidrat kirjutanud, eks ju, näed infot, et kas ja palju seal üldse mingisuguseid teisi töötajaid on. Et kahjuks eriti noori tihti üritatakse peibutada selliste väga fantastiliste pakkumistega, et ma ei tea, meeletud rahad ja mingid suured boonusid ja asjad ja mis iganes. Ja siis kui hakkad tööd tegema, siis tuleb välja, et tegelikult ikka päris nii ei ole või sellist palka makstakse ainult nendele, kes 10-kordselt müügi eesmärki ületavad ja kõik mingid sellised asjad. Nii et selline esmane taustauuring, sest et kui sa pole ikkagi kellegagi selle töölepingu sõlminud, et siis ikkagi päriselt töösuhe, te olete mingid kokkulepped teinud ja kui sa paned oma allkirja töölepingule, kus see tunni hind on täpselt selline nagu on, siis nii kaua, kuni see miinimumpalgast üle, siis sa oled ise sellega nõustunud. Tasuks selles suhtes kõik see taustauuring teha ära enne, kui sa allkirja paned.
ja see on ka punane lipp, et kui survestatakse, et lükatakse kohe see leping sul ette ja nüüd kohe nüüd kirjuta alla ruttu praegu teeme, et kas sa ei tahagi, eks ju. Tegelikult sul on õigus seda lepingut rahulikult lugeda, sa ei pea kohe sealsamas koha peal seda allkirjastama, on täiesti okei öelda, kuule, ma tahaksingi rahulikult seda lepingut lugeda ja läbi vaadata ja aru saada, mis siin kirjas on. Et see on ka üks asi, mida teha, et selline paanikas koha peal, natukene närvis esimest korda võidki alla kirjutada mingitele asjadele, mis sa pärast ise ka imestad, mis sa sealt lepingust leiad. Väga palju ma olen kuulnud ka seda, et ongi tööandja on umbes selline, et no vaatame, et see on ju suuline leping selles mõttes, et see on nagu okei, et me oleme ju kokku leppinud, me teame ju, et me oleme kokku leppinud ja tead meil üldse on praegu finantsid on nagu jamad, et ma võib-olla maksan, paneme see pool summat, me võime nagu suulise lepinguga välja mõelda, aga siis ülejäänud, vaatame, kuidas sa tööd teed või midagi sihukest, et nagu. Ja kohe, kui selline jutt hakkab tulema, siis see on kohe esimene punane lipp, et oi. Ja seal ongi hästi mitu asja, mida kontrollida. Esiteks on see, et kui sa selle tööleping allkirjastad, kas sa oled päriselt tööle vormistatud, eks ju. Eestis on olemas selline asi nagu töötamise register. Kui sa logid ise Maksuametisse sisse, sa näed, kas sinu kohta on see töötamise registri kanne tehtud. See on nagu esimene asi. Ja mis seal ka kirjas on näiteks, missugune koormus. Ja teisalt ka see, et kas päriselt siis sinu töötasu pealt on kõik maksud tasutud. Et see on paljudele noortele ka esimene kord, eks ju, seda kogeda, et kui sulle makstakse töötasu, siis tööandja, eks ju, deklareerib selle tagantjärgi, et kui näiteks juunikuu eest saad palka ja see makstakse sulle juulikuus välja, siis maksudeklaratsioonis näed sa seda alles 10. augustis põhimõtteliselt, eks ju. Et see on nagu kuu aega hiljem, mis tekitab seda probleemi, et kui sa nagu juunikuus lähed tööle, eks ju, siis augustikuus sa võid alles siis avastada, et oih, et tegelikult ei ole ühtegi maksu nagu makstud, mis on tegelikult natukene selline probleem. Selleks ongi ikkagi mõistlik, et kõik on kirjalikult. Jah, meil Eestis on seaduses lubatud, et sa võid teha suulise kokkuleppe, aga see on üks selline asi, mis tasub endale üldse kogu eluks sisse harjutada. Kui seda pole kirjas, siis seda pole olemas. Pärast tagantjärgi, muidugi on alati võimalik minna töövaidluskomisjoni ja kõik sellised asjad, aga töövaidluskomisjonis on nii, et sina ütled, et oli niimoodi ja tööandja ütleb, et oli niimoodi, mille põhjal nad selle otsuse teevad, kui seal ei ole mitte ühtegi kirjalikku tõendit. Ja väga tihti ma olen ka arvestanud, et noored inimesed mõnikord ei fikseeri ära, et see sõna ümbrikupalk, nad on nagu kuulnud, et okei, mingi ümbrikupalk, nagu, et see on nagu, ma ei tea, mingi halb asi, maksud on maksmata ja mis iganes. Ja samas sa töötad kuskil teeninduses ja siis nad ei suuda nagu, see klikk ei käi ära, et see, mida sina saad, see on ka päriselt ümbrikupalk, eks ju. Et jah, et midagi laekub pangakontole ja siis ma ei tea, õhtul antakse, ma ei tea, kassast midagi sulas, et see oli mingi tänane tipp või mis iganes. Ja siis kuidagi ei käi see klikk ära, et mina olengi see inimene, kes päriselt võtab seda ümbrikupalka vastu. Et see ei pea olema niimoodi dramaatiliselt kuskil nurga taga pimedas, et keegi päriselt annabki ümbrikus selle raha, eks ju. Vaid ongi see, et täna teenisime nii palju, et palun, siin on lisaks, eks ju, ja ülejäänu kuskile laekub. Ja noorena võib-olla selline asi, millele sa ei mõtle ka, et mis on sellega üldse seotud, kui need maksud on makstud. Alustades sellest, et haigekassa, sinu sama tööstaaž, kui palju sa kunagi saad tulevikus pensionit, aga ka näiteks see, et kui sa ei ole ametlikult tööle registreeritud, kui sinuga midagi juhtub, mingi tööõnnetus, siis selle vastu ka sa oled palju vähem kaitstud. Et tihti ollakse optimistid, et kõik läheb hästi ja kõik on super, aga selle sama ümbrikupalgaga on ka see, et aga kui tööandja ütleb, et kes sa siin olid, üldse siin käisid nagu, et ole õnnelik, et ma nii paljugi maksan ja kõik. Ja mille alusel sa läheksid siis seda enda välja teenitud raha välja nõudma. Ega tööandja ütleb sulle ka vastu, aga kuule, sina ju ka rikkusid tegelikult ju selles suhtes seadust, et võtsid siin ümbrikupalka teadlikult vastu. Sa räägid maksudest, et võib-olla lihtsalt korraks nagu astuda tagasi, et kuidas üldse Eestis palka maksustatakse ja sa räägid ka bruto ja neto vahest, et mis see on? Ja maksustamisega käib siis niimoodi. Töölepingus on sul kirjas brutopalk, ehk siis see on sinu palk enne seda, kui sealt peetakse kinni siis riigipoolsed kohustuslikud maksud. Sinu brutopalgast peetakse kinni üldiselt 3 asja, üks nendest sõltub vanusest. Üks on see teise samba makse, mis on 2%, eks ju. Siis on töötuskindlustusmakse, mis on siis, ma tahaks öelda, et see on 1,6, kui ma praegu ei valeta. Ja siis kolmandana peetakse, eks ju, tulumaks kinni. Ja kui need maksud on kinni peetud, siis see, mis jääb alles, netopalk, see on see, mis laekub sulle päriselt kontole.
Lisaks nendele maksudele, mis sinu poolt kinni peetakse, maksab siis tööandja tegelikult lisaks veel makse, mis on see asi, mida ka paljud täiskasvanud üldse ei registreeri ära. Et brutopalga pealt makstakse lisaks veel siis tööandja poolne töötuskindlustus, mis peaks siis olema 0,8% ja lisaks veel siis sotsiaalmaks. Ja sotsiaalmaks on Eestis eks ju 33%. Ja see siis tegelikult jaotatakse kahe asja vahel ära, ta läheb haigekassa ja siis pensionite maksmiseks põhimõtteliselt. Ja väga paljud noored ei olegi kunagi seda arvutuskäiku läbi teinud, et tasuks, internetis neid palgakalkulaatoreid on tegelikult igasuguseid, võtad mõne palgakalkulaatori ette ja trükidki natukene numbreid sisse, et kui netopalk on selline, mis ma tahan kätte saada, mis tegelikult üldse see brutopalk peaks olema ja kui palju on see tööandja tegelik kulu. Ja eks tihti selle argumendiga minnaksegi sinna ümbrikupalga poole, et aga me ei maksa makse, et siis sa saad rohkem kätte. Aga kui neid makse ei maksta, siis tegelikult millest sa jäädki ilma ongi see pension, see sama haigekassa asjad, mida kui sul ühel hetkel on vaja, siis on väga suur probleem, kui neid tegelikult ei ole. Sa oled natuke juba rääkinud, miks ümbrikupalk on halb, aga miks see on võib-olla halb üleüldises perspektiivis või et miks me üldse peame makse maksma, kui inimene mõtlebki, et aga nad ütlesid, et nad ei pea ju makse maksma, et ma saan rohkem raha kätte, see on ju super. Ja eks ta on selline hästi hea argument, et jah, mina ise saan rohkem raha kätte. Reaalsus on see, et ega me kõik tegelikult igapäevaselt kasutame ühiskondlikke tasuta hüvesid. Näiteks sama, kui sa oled noor inimene, kui sa käid veel keskkoolis, põhjus, miks sa saad koolis käia tasuta, on see, et me kõik maksame kollektiivselt makse, millest seda sama asja rahastatakse. See, et sul kodutänaval on, ma ei tea, asfalttee, see, et sa saad noorena käia tasuta hambaarsti juures, see, et ühistransport on noortele kas soodustusega või tasuta, see, et sa saadki ka arsti juurde minna, kõik need on tegelikult seotud sellega, et me ühiskondlikult oleme otsustanud, me kogume maksudena raha kokku ja siis me saamegi pakkuda neid riigipoolseid teenuseid. Et ta on, inimesed kuidagi ei mõtle, et see on väga tugev sellise moraali ja eetika küsimus, et milline inimene sa oled, et kas sa saad sellest aru, et maksude maksmine, et see ei ole mingi selline riigipoolne karistus, et riik tahab sult raha ära võtta, vaid et see riik olemegi täpselt meie ise ja see riik pakubki meile täpselt neid teenuseid, mida me tahame. Et kahjuks on niimoodi, et öelda enda kohta, et ma olen tegelikult hea inimene, aga võtan vastu ümbrikupalka, et tegelikult need kaks asja ei saa päris koos käia. See on nagu Taanis elamise perspektiivist on seda alati huvitav vaadata, et ma maksan pool oma sissetulekuid maksudeks ja siis näha Eestis seda võrdlust, ma arvan, et see on väga-väga erinev, aga samas ühiskonna perspektiivist on ka näha, kuidas see nii-öelda ühiskonnale mõjub või seda on huvitav nagu noorena nüüd hakata nagu võrdlema. Võib-olla kui rääkida nüüd, kui inimene hakkab tööd otsima ja pakutakse proovipäeva, ma ei teadnud seda, et proovipäev ei tohi olla tasuta. Ja väga paljud inimesed ei tea seda. Kui sa lähed proovipäevale ja kui selle proovipäeva sisu on see, et sa päriselt teed tööd, siis selle eest peab sulle maksma. Kui see proovipäev on reaalselt selline, et sa lihtsalt seisad nurgas ja vaatad ja mitte midagi ei tee, siis sa ei tee tööd. Aga hästi palju, eriti teeninduses kasutatakse, et tule tee meile proovipäevale ja siis sa oled 8 tundi ettekandja ja pärast öeldakse, et aitäh, oli tore proovipäev, võtame su nüüd tööle. Tegelikult sa tegid terve päeva tööd ja eriti veel mõned kohad, kes ütlevad, et meil on veel mitu proovipäeva ja siis me veel vaatame, et kas sa saad hakkama ja kuidas ja siis võtame su tööle. Et see on tõesti esimene väga-väga suur punane lipp, kui öeldakse, et proovipäev ja kui selle eest ei maksta, või selline jutt, et ole veel tänulik, et me üldse sind kaalume endale tööle võtta, siis tõenäoliselt on teised asjad ka seal ettevõttes ikkagi väga-väga korrast ära. Ma ei tea, ma Eesti näiteid ei oska öelda, aga Taanis on reaalselt selliseid töökohti, mis saavad aru, et meil tuleb nüüd ka teenindussektor, meil tuleb nüüd tramm, ehk siis meil on vaja väga palju teenindajaid ja siis nad võtavadki, teevad, et neil on töökuulutus ja võtavad inimesed lihtsalt proovipäevadele, vahel isegi pakuvad sulle 3 kuud hiljem, kui sa juba oled kandideerinud, et kuule, meil on nüüd töötajat vaja, et teeme proovipäeva ja siis nad lihtsalt saavad oma sellest nii-öelda kiirest hetkest üle nende abi kätega ja tegelikult nad kunagi sulle tööd ei paku ja siis ütlevad, et sorry, ei sobi. Ma õnneks Eestis mingid sellised juhtumeid väga ei ole kuulnud, aga ma üldse ei imestaks ka, eriti kui ka see koht, et inimesed ei ole enda õigustega kursis.
ja noh, väga tihti eriti noorena sa oledki, et noh, et keegi ei taha mind väga tööle võtta või noh, ikkagi suhteliselt konkurentsirikas on, kui sa noorena neid esimesi töökohti tahad püüda. Ja siis ongi selline tunne, et ma peangi ütlema kõikidele asjadele jah, noh lihtsalt selleks, et see tekitabki mulle mingisuguse võimaluse, et äkki ma saan selle töökoha tulevikus. Et noh, siin on vaata see natukene see rahatarkuse element ka, et kui sul endal seda natuke rahatarkust on rohkem ja endal mingisugused säästud ja asjad, siis noh, eriti tudengina, et sa ei pea meeleheitest võtma kõiki pakkumisi vastu, sellepärast et üks osa on see, et kui sa päriselt neid punaseid lippe ei tea, et need on halvad asjad või asjad, mida ei tohi teha, siis noh, tihti ka juba noh, tudeng, noh, ta teab, et need asjad ei ole okei, aga tal ei ole muud võimalust, sellepärast et noh, ühika eest renti on vaja maksta ja uueks semestriks õpikuid on vaja osta ja siis ta võtab selle vastu ja siis ta noh, niimoodi pöidlad pihus palvetab, et oleks enam-vähem okei, lihtsalt selleks, et noh, mul on vaja midagi suvel teha. Minu arust kõik need teemad, millest räägime, on natuke ka näitab selle peale, et kellele sa tegelikult tahad võimu anda, et kas sa tahad, et sul oleks kontroll selle üle, et sa oled tööl ja et sinu õigused on tagatud või sa tegelikult tahad lihtsalt anda selle tööandjale, et ma ei tea, tööandjal on võimalus jällegi, et noh, meil on see kuu on finantsid on jamad, et veits vähendame su palka ja noh, ma loodan, et see on okei. Et see nagu oma nagu mitte võimu, aga siukse nagu enda eest seismise võimaluse äraandmine läbi selle, et sa ei ole teinud töölepingut või su tööleping on suuline või seal on mingisugused kahtlased märgid, siis. Noh, minu käelt käib väga palju täiskasvanuid ka läbi ja noh, näiteks nende noortega, keda ma koolis olen õpetanud, me reaalselt loeme nendega tunnis läbi töölepingu seaduse olulisemad punktid. Mul on alati täiesti hämming selle koha pealt, et ma Instas aeg-ajalt, kui keegi jagab mul mingit oma seiklusi, ma panen selle polli selle küsimuse, et noh, et kas sa oled lugenud töölepingu seaduse läbi või ei. Ja ka väga paljud täiskasvanud ei ole. Ja näiteks üks asi, mida sina praegu siin mainisid, et noh, näiteks tööandja ütleb, et praegu pole nagu rahaline seis hea, langetame su palka. See ei ole selline asi, mida tohib lihtsalt niisama teha, et tööandja ütleb, et meil on halb seis, langetame palka. Seal on väga spetsiifilised reeglid, kas ja mis tingimustel ja kui palju ja milliseks perioodiks saab sinu palka üldse langetada. Ja kui sa ei ole kunagi seda töölepingu seadust ette võtnud ja läbi lugenud, siis sul võibki olla tunne, et noh, väga tihti see tööandja väga sellise enesekindla olekuga tuleb, räägib, ütleb, et noh, et kuule, meil on seis niimoodi, rasked ajad, ja noh, nüüd kõikidel langetame ja kõik koos siin kannatame ja niimoodi on. Ja kui sa ei olegi seda seadusest lugenud, siis sul võib tunduda, et noh, ma ei tea, nagu natukene on võib-olla kahtlane, eks ju. Ja tihti see vastuargument on see, et noh, kui ei meeldi, siis noh, ma ei tea, üldse laseme lahti või et ei pea siin töötama, et selline ähvardamine tuleb vastu. Ja siis sul tekibki selline ebakindel tunne, et noh, et kas mina sain õigesti aru või nagu asjad käivadki niimoodi. Et selline hea ülesanne, et kui noh, väga paljudel noortel kahjuks ei ole koolis mingit sellist majanduse tundi või selline inimene õigus või midagi sellist, kus päriselt see töölepingu seadus läbi käiakse. Samast noh, kogu oma täiskasvanu elu oma esimesest töökohast kuni oma viimaseni sa alati annad mingisugusele töölepingule allkirja ja noh, kuigi ta on niimoodi, et kui sa kirjutad töölepingusse mingi punkti, mis seaduse silmis on tühine, et seaduses on teistmoodi, eks ju, siis noh, kui sa lähed vaidlema, siis noh, võidab see, et seaduses on nii. Aga väga tihti inimesed saavad teada, et neil on liiga tehtud alles siis, kui nad on järgmisel, ülejärgmisel või juba 5. töökohal, siis neil käib klõps ära, et appi, et siis, kui ma olin 14 või 16 või 17, mis asja minuga tehti, millega ma olin nõus, see oli täiesti ebanormaalne. Aga siis 5, 7, 10 aastat hiljem, noh, sa ei saa minna kuskile vaidlema või kaebama ja ütlema, et kuule, et mind tegelikult kasutati töö juures ära ja tehti mingeid veidraid asju, ei peetud seaduse piirangust kinni ja kõikidest muudest asjadest. Ja mul on ka samamoodi olnud selliseid nii-öelda või hetki, kus ma saan aru, et wow, miks ma siukeste asjadega nõus olin. Eriti mõnes valdkonnas ongi, teenindusvaldkonnas on see toimunud, ka moe või modellindusvaldkonnas on üsna sellised kahtlased, mõned kohad on väga kahtlased, aga sa ütlesid, et sa küsisid inimestelt, et mis nende nagu esimeste töökohtade tagasiside on olnud. Kas sa said sealt mingisuguseid huvitavaid kilde või? Ma panin selle story üles, et kuna see Maksuameti see kampaania on, et noh, et punased lipuks ütles, et noh, et nagu esiteks nagu täiskasvanud inimesed tõenäoliselt tunnete mõnda noort kooliõpilast, kedagi, kellele võiks selle info jagada, et noh, lihtsalt ma ei tea, minusugused ka, et esimene töökoht oli kuskil 2000-ndatel, noh, kes 90-ndatel siis olidki, noh, seda infot ja kõike ei olnud. Noh, tänapäeval ei ole seda vabandust, et seda infot ei olnud, ütlesid jagage teistele. Ütlesid, noh, kirjutage mulle siis oma esimeste töökohtade kogemusi, et mida siis teiega seal kõike tehti. Ja siis
See story oli jõudnud mul mingi 15 minutit üleval olla ja ma vaatasin, mul oli 50 lugu juba postkastis, kuidas inimesed kirjutasid sellest, et noh, ma ei tea, seesama suulised kokkulepped, öeldi, et palka makstakse selle järgi, et kui tubli ma olen ja siis ma olin väga tubli ja siis kuu lõpus sain ikkagi miinimumi, eks ju. Või siis seesama, et kuidas ähvardati sellega, et noh, et ma ei tea, kassa ei klapi, siis ma ei tea, sina pead mingit meeletuid trahve selle eest maksma, eks ju, et sina oled siis kõiges süüdi. Väga paljud, kelle esimene töökogemus oli alaealisena, siis noh, esiteks veel alaealisena on väga palju eraldi regulatsioone, et kui mitu tundi sa tohid üldse tööd teha, mis kellaajani, see, et milliseid töid alaealine tohib teha, näiteks, et alaealine ei tohi baaris alkoholijooke valada, ka väga paljudel oli see, et jah, et töölepingusse pandi seal pastakaga kirja, et ta alkoholi ei vala välja, aga tegelikult iga õhtu tegi seda veel alaealisena kuskil 10 kuskil baaris, eks ju. Nii et kõik need punased lipud, mis siin kampaanias on, siis need kõik olid seal esindatud ja väga paljud ütlesidki, et noh, et nad saidki võib-olla mingi 5 või 10 aastat hiljem aru, et tegelikult see ei ole okei, sest sellel hetkel noorena, noh, kõik on nagu äge, mõtled, et jess, teen tööd, saan taskuraha, mingit kogemust, kõike muud. Ma ei tea, seltskond on hea, kuidagi tore, et see ei tundu nii suur ärakasutamine. Tagantjärgi hakkadki vaatama, et oi-oi, et noh, miks ma olin kuskil noorena kuskil öösel baaris ja valasin alkoholi või tegin mingeid muid asju, mis noh, tõenäoliselt ei oleks tohtinud kunagi juhtuda. Ma lihtsalt Tiinaga tahan ära kasutada seda küsimust, et ma arvan, et minu Instagrami sõnumitesse kõige rohkem on tulnud noorte poolt küsimusi, et noh, et mul on nüüd suvel vaja midagi teha, aga ma tegelikult ei tea, mis mind huvitab. Ma tegelikult ei tea, mis tööd ma tahaks teha. Ma tegelikult ei tea, mis karjääri ma tahaks teha. Et kuidas sa üldse, kuidas sa üldse tulid selle peale ja samas ma vastan alati sellele, et tead, ma olin alguses modell, siis ma olin turunduses, siis ma tegin neid asju. Ma olen ka niimoodi nagu täiesti erinevaid asju teinud, et see karjääriredel ei ole nagu üks asi või üks redel, mida sa pead nagu algusest peale ronima ja siis, kui sa midagi valid, siis minu arust noorena mõeldes tekib see tunne, et kui ma nüüd selle ühe eriala valin, siis ma ütlen kõikidele ülejäänud asjadele ei, mida ma võiksin elus teha ja ma pean ainult seda ühte eriala tegema ja siis sa näed nagu kõiki ülejäänud asju möödumas, mida sa justkui ei valinud. Aga et kuidas sellest ärevusest või tundest üle olla, et ma ei tea, mida ma teha tahaks või kust nagu noor üldse alustama peaks? Ma ei tea, kas see lohutab nüüd või mitte, aga mina kohtun inimestega 40-ndates ja 50-ndates, kes ka siiamaani mõtlevad, et aga mida ma tegelikult elus tahan teha. Ja noh, reaalsus on see, et tänapäeval sinu karjäär on nii pikk. Noh, kui sa lähed noorena tööle, eks ju, pensioniga on seal 65, tänapäeva noortel on juba, noh, isegi minu pensioniga on 70. Sa jõuad 50 aastat tööd teha ja selle aja jooksul sa jõuad väga-väga palju erinevaid asju proovida. Ja tihti ongi see hirm, et kui ma teen ühte asja, siis ma teisi asju ei saa teha, aga on väga vähe selliseid ameteid, mis on üksteisest nagu täiesti eraldi seisvad, et ükski oskus ei kattu. Tegelikult väga paljude töörollide puhul see, et ma ei tea, oskad kirjutada normaalseid tekste, oskad kasutada Excelit, oskad kasutada Facebooki, oskad kirjutada mingit raportit. Neid oskuseid saab väga mitmetel erinevatel ametikohtadel katsetada. Ja eriti mida nooremana need esimesed töökohad on, kui sa juba keskkooli ajal või keskkooli lõpus neid katsetad, siis see sama küsimus, et noh, et ma ei tea, mida teha, siis vastus on see, et tee midagi ja siis sa saad vähemalt aru sellest, et kas sul see asi meeldib või mitte. Sest mina kunagi, kui ma enda ülikooli eriala valisin, ma ei olnud ka kindel, mida ma tahan teha ja mina hakkasin selle koha peal pihta, et okei, aga mida ma ei taha teha ja hakkasin neid asju nagu maha tõmbama. Et võtadki näiteks selle sama mingi tööportaali CV Online, CV Keskus, mis iganes ette, lähedki vaatad, et okei, mis need kuulutused on, mis seal üleval on ja võtadki nagu 20 kuulutust ette ja vaatad, et okei, et kui ma hakkaksin vaatama, et mis mulle siit natuke pakub huvi, mis mulle siit natukene ei paku huvi, tekitad mingisuguse eelfiltreeringu ära ja noh, lähedki käid reaalselt intervjuul ja juba intervjuul sa võis väga hästi aru saada, et noh, ei tea, see ettevõte ja see asi nagu kuidagi väga mulle ei klapi. Teinekord lähed midagi muud proovima, vaatad, et kuule, vau, ma ei oleks nagu isegi osanud arvata, et see on mingi asi, mida ma oskan teha või suudan teha. Ja hästi tihti paljude valdkondadega on see, et noh, tänapäeva maailm on läinud nii keerukaks erinevate ametikohtade koha pealt, et ma ei tea, 30 aastat tagasi oli väga lihtne, et arst on arst, jurist on jurist, eks ju, ma ei tea, raamatupidaja, siis tänapäeval kõik ametid on hübriid nii mitmest erinevast oskusest, et sul on väga raske võib-olla isegi ette kujutada, et mida tänapäeval selles töörollis tehakse. Et see sama koht, et okei, mida teeb tänapäeval arst? Ja inimesed mõtlevad, et okei, vaata
patsiente vastu see, et ta kuskil infosüsteemis mingeid asju sisestab või asju, sellest pole üldse ettekujutust. Mida teeb raamatupidaja, inimesed kujutavad ette, et kasutab ainult, ma ei tea, mingit Excelit või raamatupidamisprogrammi, tegelikult väga suur hulk sellest tööst on reaalselt mingi inimeste nõustamine ja see on selline asi, millest sa saadki teada võib-olla siis, kui see esimene töökoht ongi kuskil ettevõttes andmesisestaja, mingi selline väga hea lihtne alustamise ametikoht ja sul on võimalik silmad lahti vaadata enda ümberringi, et aga mida need teised inimesed siin ettevõttes teevad ja neilt reaalselt küsidagi ja rääkida, et okei, et aga milles sinu töö tegelikult seisneb. Et väga kindel on see, et seda sa ei saagi teada, mis sulle meeldib teha, kui sa mitte midagi ei tee. Et see on nagu kõige kindlam lahendus, et midagi võiks ikka katsetada ja võib-olla ise reaalselt üllatud. Ja karjääripöörded tänapäeval, mulle väga meeldivad inimesed, kes karjääripöördeid teevad, kes vanuses 40-50 päevaki täiesti uut eriala õppima ja nad jõuavad ju veel 20 aastat selles valdkonnas karjääri teha, et see on selles suhtes terve igavik. Kas sul on endale, kui sa mõtled oma nendele esimestele töökohtadele tagasi, mingisugused kindlad oskused, mida sa saad öelda, et sa küll juba õppisid neid seal, aga sa kasutad neid ka juba täna? No ma arvan, et see, kuidas ma 3 päeva neid nööpe õmblesin, siis see kannatlikkuse ja distsipliini osa oli ikka fantastiline, et sa 8 tundi päriselt nagu mingit ühte sama asja teed. Näiteks see sama raha lugemise töö. Tegelikult ma kasutasin seal nende makstud arvete kinnitamiseks arvutis mingit suhteliselt vana, mingit sellist legacy, mingit DOS programmi, eks ju. Ehk siis sul tegelikult oli vaja mingit arvutioskuseid seal arendada, eks ju. Kasutasin mingit rahalugemismasinat ja kuna raha on väga must, siis rahalugemismasin läks 3 korda päevas umbe, seda oli väga puhastada, sai mingit tehnilisi oskuseid nokitseda, eks ju. Kui mul selja taga safe raha täis sai, siis oli vaja see panka saata, ehk siis mul oli vaja vormistada mingid ametlikud saatedokumendid, eks ju, et mida ja kui palju ma saadan, et selle ühe töö sees tegelikult on hästi palju erinevaid elemente, mida ma olen hiljem tulevikus kasutanud, et kui on vaja mingist arvutiprogrammist osa saada, siis vaatagi, et okei, hakkad otsast nokitsema, on vaja saata mingit saatedokumenti, ma ei tea, mul on praegu kirjastus näiteks, seal on väga tihti vaja mingit saatelehti vormistada, et kuskile, ma ei tea, raamatupoodi lähevad asjad. Et sinu oskused elus tegelikult selliste väikeste tükkidena nagu kokku kogunevadki ja tihti mõeldakse, et kui mu see esimene töökoht on teenindus, et ma ei tea, mida ma sellest õpin. Väga palju õpid. Sa õpid, kuidas ise tulla stressiga toime, see, et kui ongi väga kiire, eks ju, kuidas sa jääd viisakaks, rõõmsameelseks, kuidas sa lahendad probleeme, kuidas sa teiste inimestega suhtled, kui klient on pahane näiteks, et seal on väga palju selliseid toetavaid oskuseid, et ei ole nii, et see on mingi selline väga lihtne töö, kus ma midagi ei õpi, et tegelikult igast töökohast sa midagi õpid, selle töö kohta ise, nende oskustega ja selle kohta, kuidas sa ise inimesena käitud ja hakkama saad mingite olukordadega, et see on väga väärtuslik õppetund ükskõik sellest, et kui lihtne see esimene suvetöö näiteks on. Ja ma olen nii nõus. Ja minu arust Eestis on ka see, et Eesti on nii väike ja Eestis tunnevad kõiki. Ehk siis kui sa oma esimese töökoha teed ära ja sa oled selles hea, siis võib-olla keegi juba märkab seda, et sa olid nii pühendunud või siis sul tekib mingisugune kontaktvõrgustik nendest inimestest, keda sul võib-olla kunagi pakuvad sulle hoopis mingit uut tööd, sest nemad on ka teinud vahepeal karjääripöördega, siis neil tuleb meelde, et mul oli siin see väga nupukas noor tööl tegemas hoopis mingit teist asja, aga võib-olla ma vaatan järgi, et mis ta nüüd teeb, et mis iganes, nagu sa ei tea kunagi, mis tegelikult elus ette juhtub ja siis selles olukorras neid häid kontakte ja suhteid ja võimalusi või kogemusi kasutada, see on nagu tegelikult väga tõenäoline ja mul on nii palju seda juhtunud, et mul on mingisugused praegused tööd, mis tulevad selle arvelt, et keegi kunagi tegi midagi minuga koos, ma ei tea, 10 aastat tagasi ja siis ma mõtlen, et vau, et ma ei oleks kunagi tulnud selle peale, et sul jääb selline asi meelde ja siis sa kunagi satud selle inimesega uuesti mingisugust tööd koos tegema. Ja Eesti tõesti on väga-väga väike ja noortel inimestel alati tihti see mure on see, et ma saangi tööd teha ainult, ma ei tea, näiteks suvel, nädalavahetustel või midagi sellist, siis see, et kui sa selle esimesel suvel ennast suudadki ära tõestada, siis näiteks see, et kooliaasta jooksul saadki võib-olla mingit paindlikke lisavahetusi või asju teha, et üks asi on see, et mis mulje sa jätad endast, kui sa käid seal tööintervjuul ja millised CV sa kirjutad, aga sinu reaalne müük, sinu enda oskuste ja teadmiste müük on see, et kuidas sa seal töökohal päriselt hakkama saad, kuidas sa tegutsed ja see pakub tulevikus neid võimalusi. Ja eks ta ongi mõlema pidine, eks ju, et sina teed tööd ja näitad, milline sina oled ja tööandja omalt poolt, eks ju see, et millist töökultuuri ta pakub, kas tema poolt on kõik korras ja asjad on tema poolt see müügitegevus, et sa tahaksid tulevikus minna tema juurde veel tööd tegema ja tema ettevõttesse panustama. Ja see on tõesti, see on kahepoolne. Ja mul on ka väga palju selliseid tööandjaid, kellega ma ei tahaks enam üldse pistmist teha, sest ongi see, et ma vaatan tagasi ja ma mõtlen, et see, kuidas mind koheldi
juba kõik hilisem, isegi kui on sama nii-öelda eriala, kus me töötame, siis ma ei taha tegemist teha, sest mul on kohe nagu, kui ta juba siis tegi niimoodi, siis mida ta võib tulevikus teha, et tegelikult see on ka tööandja poolne maine, mida ta justkui annab edasi, eriti noorte puhul, kes siis ju lähevad ja neil on nii palju aastaid karjääri ees ja siis sa juba justkui kaotad, ma ei tea, potentsiaalse kliendi või kaotad potentsiaalse, kes iganes, kes võib sulle midagi sinu firmalt paremaks teha. Ja no eks on see tihti, et ei julgeta enda selliseid halbu kogemusi jagada, et mõnikord noorte reaaliti on selline natukene, isegi täiskasvanutel selline piinlikkuse tunne, et et sa ise saad aru, et tegelikult midagi läks valesti ja siin võib-olla kasutati ära ja siis seda jagata teistele, et on nagu piinlik, et ai, ma ei räägi ja ma unustan ära ja mis iganes. Aga see, et kui sa ise räägid nendest kogemustest teistele, siis sa aitad teisi kaitsta selle eest, et nemad selle samasse ämbrisse astuksid. No eriti kui seal mingi selline, ma ei tea, piirkonnas olev nagu tööandja ja sa tead, et näiteks sinu klassi või koolikaaslased tõenäoliselt sinna samasse kohta tööle kandideerivad, et hoiata neid ette, et seal tegelikult ei ole asjad korras, sest et kui keegi mitte midagi ei räägigi, siis ongi tulemus see, et noored aasta-aastalt lähevad samasse kohta tööle ja kogu aeg on mingisugune sama jama. Palgaga ka, mis sa ütlesid, et palgast rääkimine, et see on hea, kui sa räägid palgast ja see on ka huvitav on olnud näha sõprade vahelist arvamuste muutumist, et me nüüd räägime, palju me teenime. Ja me tõesti võrdleme, palju me teenime, mitte et me töötaks kõik samal erialal, aga lihtsalt, et sa saaksid aru, kuidas see süsteem toimib, mis need keskmised palgad on, sest loomulikult, kui sa vaatad Statistikaametist võib-olla mingisuguseid asju, siis see on nagu üks asi, aga kui sul on nagu inimesed, kes räägivad oma töökogemusest või ka näiteks mõned mu ülemused on täiesti avatult hakanud rääkima, kui palju nad teenivad, kuidas paremini, ma ei tea, palka läbi rääkida, on andnud mingisugused oskusid edasi, siis see on mulle nagu nii palju toonud tegelikult kasu, sest nüüd ma tean umbes, mis on minu väärtus ja mis tööd ma või mis oskuseid ma justkui tööandjale annan, et justkui mina olen tööandja jaoks see investeering, et minu oskused on see, mille pärast sellel firmal läheb paremini, mitte vastupidi, et nad pakuvad mulle midagi ja ma nõustun sellega ja siis ma teengi seda tööd nüüd 5 aastat. Ja seal ongi see koht, et millest tuleb ka aru saada. Ükski ettevõte ei võta sind tööle hea tegevusest, ta võtab sind tööle sellepärast, et tal on siin päriselt vaja, et sa teeksid selle ettevõtte jaoks mingisuguseid asju. Ja seetõttu seda enam, et sa oleksid selline võrdväärne partner, et sa suudadki mõistlikult läbi rääkida mingeid olulisi töötingimusi ja asju. Et see on ka natuke selline eestlaslik, et ma ootan ja olen tubli ja siis ma loodan, et keegi märkab ja maksab mulle selle eest midagi, et see tööandja igapäevaselt tegelikult ei mõtle sinu peale ja sinu palga ja sissetuleku peale. Ja siinkohal eriti noortega ongi see, et võetakse vastu see, mis pakutakse, aga tasuks mõelda, et kas see, mis pakutakse, kas ta esiteks on selline punaste lippude mõttes kõik okei ja seadusele vastav ja teisalt ka see, et kas see päriselt sinu oskuste, teadmiste ja ka turutingimustele tegelikkuses vastab. Võib-olla viimaseks küsida, ma olen saanud päris palju tagasisidet selle osas, et ma olen ka üsna avalikult rääkinud töökogemusest ja sellest, et ole valiv ja niimoodi. Ja siis on mõned vanemad inimesed täiesti nagu prestiižitel kohtadel, võib-olla isegi tuntud nimed, reageerin sellele, et ma ei tea, kas generatsioon C või Z või lumehelbekesed, et nad on nii valivad, et nad ei olegi nõus madala palgaga mingeid asju tegema ja nendega ei olegi võimalik tööd teha, et mis sa arvad selles suhtumisest? Väga hea, peabki valima olema, et kuidagi see arusaam, mulle väga meeldib see kultuuriline muutus, et töö ei ole kogu sinu elu, töö on osa sinu elust. Sinu elu on tegelikult see kõik, mis väljaspool tööd toimub. Ja ma saan aru, et selline töökultuur, mis altpoolt on tulnud, on see, et sinu töö ongi sinu kogu elu ja pühendud ja lojaalsus ja mis iganes. Tihti inimesed ei ole kursis, kui ruttu ka näiteks tööjõuturg muutub. Et tänapäeval näiteks Eestis see statistika, et kui kaua ollakse ühel ametikohal, see on kuskil 4 aastat. Inimesed ei lähe kümnenditeks ühe tööandja juurde ja see on mingi meeletu lojaalsus ja kõike muud. Lihtsalt sellist tööjõuturgu või tööturgu, kuhu nemad 20 aastat tagasi läksid, seda lihtsalt enam ei ole. Ja vaata selline töötingimuste üle nagu vingumine, väga normaalne, et noored julgevad küsida ja mõnikord tasuks nendelt inimestelt küsida, et kas nagu mis sinu meelest on seal normaalne, et ma olen näiteks noored inimesed, ma olen aeg-ajalt lugenud ka, et võtavad sõnu, et see ei ole normaalne, et näiteks tööandja karjub su peale. Sest see ei olegi normaalne ja siis mõned sellised vanema generatsiooni inimesed on nagu mingid, aga mis selles imenikku on ja siis mul on tegelikult lihtsalt neist kahju,
sellepärast, et nad on kuidagi, neile on jäänud selline tunne sisse, et nad ei ole inimesena piisavalt väärtuslikud, et nendega võibki niimoodi käituda, et näiteks tööandja karjub sinu peale, täiesti üle mõistuse asi. Et mulle väga sobib, et noored valivad see, et nad oskavad enda eest seista, see, et nad küsivadki mingeid normaalseid töötingimusi, see, et nad ei lasegi ennast terroriseerida, see, et palkadest rohkem räägitakse, et ma ei tea, meeste ja naiste vaheline palgalõhe oleks seetõttu tulevikus väiksem. Et tihti need sellised vanema generatsiooni inimesed, kes kritiseerivad, eks ma olen ka seda kriitikat väga palju saanud, sest et ma sellel palgatõusu teemal väga palju räägin. Et see arusaam, et iga ettevõte, selle ettevõtte sul on endal ka parem olla, kui töötajad on õnnelikumad. Kui nad tulevad sinna, sest nad tunnevad, et neid väärtustatakse, nad tulevad ka tööle reaalselt hea tujuga ja hea energiaga. Et mis siis see teine variant oleks, et kõik nagu tulevad hirmunult, et äkki ülemus astub sisse ja hakkab karjuma. Et mis elusega selline on, et sa siiski veedad oma nädalast seal suurusjärgus 40 tundi töösituatsioonis. Et see ongi minu meelest väga mõistlik oodata, et see olekski kogemusena hea. Sellepärast, et reaalsus on see, et olles noor inimene, kes midagi oskab, midagi teab, on väga palju erinevaid tööandjaid, kelle juurde minna ja miks sa peaksid valima kellegi, kes sind kohtleb halvasti. Sellel ei ole nagu mingisugust loogilist põhjendust. Ja võib-olla ka see tulebki see, et need tööandjad, kes siis nemad justkui peavadki rohkem pingutama, sellepärast, et noored nõuavad selliseid asju. Noored, kui noor läheb ja ütleb, et mina ei ole nõus ümbrikupalka võtma, mina ei ole nõus sellega, et te teete siin mingid kahtlaseid asju. Ma tahan, et minu maksud makstakse õiglaselt, et siis on see tööandja tegelikult, kes peab pingutama selle nimel, et ta suudaks tagada kõik need tingimused ja kõik need kriteeriumid, mis ühel noorel on. Ja minu arust ka see on väga äge ja see ongi nagu mulle meeldib, et ühiskond liigub sinna suunas. Ma loodan, et noored said siit esiteks innustust, et minna tööle ja teistpidi innustust, et enda eest seista ja kindlasti, ma arvan, teadlikumaks ka näiteks, nagu ma ütlesin, mina ei teadnud sellest tasustamata proovipäeva, et see ei ole okei. Ma ei olnud kunagi kuulnud sellest, sest kõik sõbrad käisid, tegid seda ja see oli nagu normaliseerunud justkui ühiskonnas minu nagu perspektiivist. Et elad ja õpid, isegi kui ma olen, ma ei tea, jällegi nagu seda aastaid teinud seda mingit tööd juba. Ja ma arvan, et osad noored, kes seda kuulavad, nüüd avastavad ka, et oi, mida minuga seal mingil esimesel töökohal tehti. Et kui esimesel töökohal läks asjadega kehvasti, siis vähemalt järgmisel või selle suve töökohal sa oskad juba paremini vaadata, et et kuidas need asjad tegelikult käivad. Ja kui sul ei olegi neid teadmisi, et kuidas need asjad käivad, siis õnneks tõesti tänapäeval internet võtad ette seesama töölepingu seadus ja seesama Maksu- ja Tolliameti koduleht, et väga paljud inimesed Maksu- ja Tolliameti kodulehel ei käi muul ajal, kui seal seda tuludeklaratsiooni tegemas, aga tegelikult seal on väga põhjalikult nagu väga paljud maksuasjad, just näiteks see, kuidas see töötasu maksustamine asjad käivad, nad tegelikult nagu väga normaalselt sealt kirjutatud, selgitatud, et võta see pool tunnikest ja käi vaata üle ja sul on endal ka kindlam tunne, kui sa tead, et olgu, et mul tegelikult ongi õigus ja tegelikult asjad peavadki nii käima ja nad ongi niimoodi seaduses kirjas, et ei saa sellist, sul pead sassi ajada sellise enesekindlase jutuga, et ei, tegelikult ei pea nii tegema, tegelikult lepime siin suuliselt kokku ja vaatame üldse, mis siin tulevikus saab, eks ju. Ja videokirjeldusse ka need lingid, millest me rääkisime, et kas, ma ei tea, äriregister või krediidiinfo ja Maksu- ja Tolliameti koduleht ja kõik sellised asjad, et te leiate need videokirjeldusest. Aga ma väga soovitan neid lugeda, see oli tõesti minu jaoks ka avastus, vähemalt mõned asjad neist. Aga aitäh sulle, Kristi, et sa liitusid. Mul oli väga hea meel kuulata su mõtteid sellel teemal. Ja ma loodan ka, et mida rahatargemad noored kohe algusest peale on, siis seda vähem on pärast tulevikus vaja vigu parandada. Täpselt. Aitäh, et kuulasite ja näeme järgmisel korral.